Tere tulemast kuulama Euronixi taskuhäälingut. Mina olen Meelis Väljamäe ja nagu eelmine kord lubatud, siis selles saates räägime me mõningatest tooteuudistest, eriti sellistest puudutavad suviseid heliasju, kõlareid, kõlvaklappe ja muid selliseid ja nendest asjadest ma olen kutsunud endaga täna arutama meie tooteeksperdid Mihkli. Tere Mihkel. Räägime kõigepealt siis võib-olla kõrvaklappidest ja millegipärast on, me oleme klappidest siin palju rääkinud, aga sel aastal on selline heade kõrvaklappide sadu nagu eriti aktiivne. Tundub, et me oleme jõudnud mingi sellisesse staadiumisse, kus kõik klappitootjad oskavad järsku teha väga häid klappe ja teevad neid väga palju. Ju siis see kasutus on ka nagu hästi aktiivseks läinud. Ja tõsi, et inimestel on klappe vaja, sest väga palju koroonaga mõjutas seda, et kõigil on individuaalsed seadmed, kõik istuvad oma seadmetest, tahavad kuulata eraldi, ei taha teisi häirida oma muusikaga ja teiseks on ju toimunud suur buum true wireless klappide, ehk siis täielikult juhtmevabade klappidega, mis tähendab, et inimesed tahavad oma vanad kõrvaklapi setid ka välja vahetada. Uued klapid pakuvad palju funktsionaalsust, on selle võrra ka pisut kallimad kui varasemad ja see konkurents on jube tihe. Just, et tegelikult ka on teistpidi ka läinud, ehk siis nii-öelda see odavam ots on läinud üsna heaks, eks ole, et nagu see kallimas otsas on läinud kvaliteet nagu fantastiliseks ja tegelikult sellised mõnekümne eurosed klapid ei ole enam kehvad, vaid teevad üsna arvestatavat häält. Jah, see on ka tõsi, jah. Lihtsalt ongi selline, kõik tahavad tuua need kõige paremad tippmudelid võimalikult heasse vormi, nagu et kuskil testides ka tuleksid välja nende eelised, et selle varal siis müüakse ka neid sootsamaid. Mina olen selline, ma ei saa öelda uus, aga tegelikult selline nendel true wireless, siis täiesti juhtmevabade klappide fänniks muutunud praegusel ajal, aga kui nad esimesed tulid, ma mäletan, sellest on võib-olla mingi rohkem 3 aastat, võib-olla 5 aastat möödas, võib-olla vähem. Ja siis mina kasutasin neid, mulle meeldis, et ma kasutanud juhtmevabaseid klappe ilmselt kauem kui paljud teised, sest et ma kasutasin Bluetoothi klappe juba esimest nutitelefonide ajal, siin ma ei aastat 10 tagasi ja tollal oli heli hästi kehv ja Bluetoothi heli on läinud tegelikult aegadega väga-väga palju paremaks. Mina kasutasin selliseid klassikalisi klappe, mille tegelikult natuke siiamaani liigub, et kus on siis nii-öelda juhtmevabad klapid, mille siis kahe kõrva klapi vahel on see juhe, mis läheb kukla tagant läbi, eks ole. Ja siis kui esimesed need laadimiskarbiga täis juhtmevabad klapid tulid, siis ma vaatasin neid ja mõtlesin, et täitsa lõppes karbiga kaasast asja, mis on jube tüütu ja vastike mina küll endale selliseid klappe ei tahaks. Ja paar aastat hiljem, kui ma nagu esimest proovisin, siis ma nagu vist esimese päevaga ma sain aru, et see ongi tegelikult, nagu lamp läks peast põlema, et see ongi tegelikult hea idee ja jõudsin järeldusele, et mul on neid vaja ja nüüd ma olen nagu mitu aastat kasutanud erinevaid ja siin õnneks saanud proovida erinevaid ja ma olen jätkuvalt veendunud, et see on ikkagi see, mida tegelikult nagu tarvis on ja ilmselgelt on sama teed teinud ka kõik tootjad ja ilmselgelt on seda teed teinud ka meie kliendid, sest et selline täisjuhtmevaba klapp on ikkagi praegu hetkel vist kõige müüdum klapitüüp üldseks. Tõsi, hetkel ikkagi jah, neid ostetakse ikkagi rohkem, see on trendikas ja hind on ka tulnud alla, et kui 2 aastat tagasi meil oli kõige odavam variant oli hinnakassi 99, siis hetkel on võimalik juba 29-ga saada endale täiesti korralik. Ja kui me räägime 29, siis me ei räägi mingist suvalisest tundmatust Hiina tootjast, vaid me räägime JLabist, kes on täiesti korralik ja kvaliteetne. Jah, USAs on firma. See üks top brände, jah. Just nii, et selles mõttes on tegelikult ongi see, nagu me enne rääkisime, et need soodsam hinnaga klapid on läinud tegelikult väga heaks, et JLab on ilmselt selline parem näide, aga tegelikult meil on ka näiteks Philipsi klappe, mis on nagu tuntud bränd, eks ole, ja ka JBL-il on tegelikult mitte küll päris 30 euroseid, aga sinna 50 euro kanti vist on olemas meil mudeleid. Aga räägime võib-olla sellest just, et JBL-il on kui üks suurimaid klapitootjaid, neil on valik väga suur, et äkki sa oskad mulle ja kuulajatele nagu selgitada seda line-upi, et seal on Wave, see on Tune, eks Wave on kõige soodsam, on mul õigus? Jaa, Wave on siis selline entry level, ehk siis selline, võiks öelda, kõige soodsam kvaliteetne JBL heli, mis on tagatud. JBL tegelikult oma heli tagab väga hästi ka sellise helikurviga, mis on saavutatud lihtsalt vaadates inimeste eelistusid, kui inimesed uue auto ostavad, siis tavaliselt keeratakse passi peale, siis täpselt see sama Echo on juba tegelikult eelseadistatud kõikidel JBL klappidel. Kallimatel saab ka äpist seadistada vastupidi, kui soovite, aga põhimõtteliselt see on selline heli, mis võiks nagu enamik inimestele väga hästi meeldida. Ja kui sealt edasi minna, siis Tune seerias tuleb juba ka mürasummutus juurde. Tune on selline seeria, mis on põhimõtteliselt nagu soodne, suhteliselt soodne, aga samas on nagu võimalusi rohkem. Jah, ta on selline väga hea hinnakvaliteedi suhtega. Siis on ka Live seeria, mis on siis selline peaaegu tipp. Ma ütleks Live Pro 2, millest me täna ka räägime, uus mudel, on võiks öelda üks tippmudeleid hetkel. Selles hinnaga siis kindlasti konkurentsitult parim. Ja edasi tuleb siis Tour ja Club,
kus on siis sellised 200-eurosed mudelid, mis annavad juba natuke välimuses tunda, et on sellised ilusamad ja annavad võib-olla selliseid efekte, mida inimesed hindavad, kes tahavadki parimat toodet. Tuuril on, eks ole, see, et mürasummutus on väga hea ja mikrofonid on väga head. Ma ei tea, kuidas on Tuuri ja Laivi vahe mürasummutus, mis ei ole kuna samme. Live Pro 2 minu hinnangul on hetkel kõige parema mürasummutusega. Okay. See on kõige värskem mudel. Ja vahel on ju ka tegelikult reflektseer ja enam spordiklapid, eks ole. Et reflektil on siis need nüüd sellised enamasti sellised tiivakesed, mis stabiliseerivad, et hoiavad paremini kõrvas, eks ole. Ja no see vahe spordiklapi ja tavalise klapi vahel jookseb üsna õhkõrnalt tegelikult, et see pole väga suur vahe enam, sest tegelikult võid sa võtta ka näiteks AirPods Prod ja nendega joosta, kuna need on ka niiskuskindlad. See vahe jookseb üsna nagu õhkõrn vahe, kas on spordiklapp või tavaline, et Live Pro 2 on isegi veekindel, samal ajal Reflect Mini on ka veekindel. Et tegelikult see vahe siis spordi ja tavalise klapi vahel Truewirelessis jookseb väga õhkõrnalt, et tegelikult iga klapiga saab joosta, kui see vähegi kõrvas püsib. Lihtsalt spordiklappidel on siis kas vastavad väiksed nagad juures, mis hoiavad paremini kõrvas veekindlus, aga enamik ka mitte, siis spordiks spetsiaalselt mõeldud klapid on ka veekindlad, on ka mürasummutusega ja püsivad hästi kõrvas, et see on selline kokkuvõttes maitse asi. Just, et tegelikult ongi, et kui sa teed tavalist sporti, sa võid osta ka mitte spetsiaalselt spordi jaoks mõeldud klapid. Kui sa tahad teha väga ekstreemset sporti, kus on see oht, et tavalised klapid kukuvad välja, tegelikult isegi need AirPods Prod või Jabra Active'id, eks ole, mis on spordiklapid tegelikult, võivad välja kukkuda siis, minul küll ma olen proovinud Jabrasid ja nad ei ole kunagi välja kukkunud, aga see võimalus on olemas. Nad on lihtsalt mehaaniliselt või sellise oma materjaliga on nad seal kõrvas kinni, eks ole, või oma kujuga. Aga neil ei ole sellist spetsiifilist naga, mis hoiab nagu tugevamalt kõrvaseks, et siis ongi kaks varianti, kas siis selliste tiivakestega, nagu on siis JBL reflektseeria või on näiteks Beatsi spordiklapid, on ju, väiksed uuemad, või on siis sellised kõrva tagant käivate aasadega, nagu on J-Labil on mitu mudelit ja on Beatsid, Power Beatsid. No ega põhiline ongi, et kui ikkagi on selline väike hirm, et klapid ei püsi hästi kõrvas, siis tasub valida sellised, kus on nagu midagi lisanduvalt sellele ka, et see lihtsalt kõrva sisse käib, et olgu siis mingi naga taga, et tegelikult J-Labid ka on üks uus mudel väljas, J-Lab Go Air Sport, mis on 50-eurone mudel, väga soodne tegelikult, aku kestab ka korralikult ja ongi taga selline siis siuke naga, mis kõrva tagant hoiab kinni, et see füüsiliselt ei saagi maha kukkuda, et aku kestab 8 tundi ja selle nii-öelda karbiga saab veel 24 tundi juurde vee higikindel, et 50 euro eest on see nagu superklapp brändilt, mis tegelikult USA-s müüb nagu on väga-väga hästi juba turul kanda kinnitanud. Ja just, ja ilmselt ka selline kõige soodsam tugevalt kõrvas püsiv spordiklapp, eks ole. Jah, võiks nii öelda ja neil tegelikult on ka Epic Air Sport, mis on siis 129-eurone mudel, mis on veel mürasummutusega, oluliselt parema heliga ja nii edasi, et igale ühele midagi. Aga see Reflect Aerost veel rääkida, siis see on tegelikult nagu Reflect Mini järelkäija. Reflect Mini oli tegelikult väga populaarne mudel, mulle endale isiklikult väga meeldis, kuna karp on väga väike, tal on karbil ka siuke nöör küljes, millega siis saab selle kuhugi siduda või kinni panna. Klapid ise mõnusalt väiksed, aku kestab korralikult. Nüüd uuel mudelil ei ole mitte tavaline aktiivne mürasummutus, vaid nii-öelda adaptiivne mürasummutus, mis siis kohaneb ka ümbritseva keskkonnaga ja samuti tolmuveekindel, et IP68 lausa, eks ole. Ja mikrofon on ka 6 tükki, keegi võib mõelda, palju mikrofoni sinna väiksesse tootesse mahub, aga see on eelkõige selleks, et esiteks kõne kvaliteeti parandada, teiseks, et siis mürasummutus suudaks paremini keskkonda tajuda, et millist müra siis hetkel summutama peab. Just, ja see adaptiivne mürasummutus töötab ka niimoodi, et ta kogu aeg mõõdab seda välist heli ja siis vastavalt arvutab, eks ole. Seal on vaja tegelikult päris tugev korralikku protsessorit ja väga korralikke mikrofone, et ta suudaks seda nii-öelda jooksvalt teha. Jah, tõsi. Ja jällegi, kui keegi otseselt ei otsi konkreetselt spordi jaoks, aga tahab lihtsalt hea hinnakvaliteediga suhtega sellist head klappi, aga ei taha ka väga palju maksta, siis Live Pro 2 on praegu suurepärane mudel, 149 eurot, et parim mürasummutus, mis JBL pakkunud on, väga palju lisafunktsioone ka, 40 tundi kestab aku koos laadimiskarbiga, 10 tundi ilma karbita ja Dual Connect, mis tähendab siis, et saab korraga ühendada nii arvuti kui telefoniga ja oletame, et arvutist muusikat kuulata, kui telefoni kõne tuleb vahele, siis ta automaatselt lülitub. See on üks funktsioon, mis mulle väga meeldib ja loomulikult selles hinnaklassis siis nende klappidel vähemalt on ka juhtmevaba laadimine,
standard, ehk siis kui sul on telefoni juhtmeva laadija, siis ta laeb ka nende peale just. Ja Live Pro 2 ma räägiks veel seda, et klapi siis selle nii-öelda kummi osa, see mis kõrva sisse käib, kuju on muudetud. Et uurimused on näidanud, et inimestele meeldib rohkem ovaalne kuju, mitte siis ringies. Ja see on nagu koht, kus tehti ka uuringuid ja inimesed eelistasid seda klappi AirPods Prole just lähtuvalt sellest kujust, kuidas see kõrvas istub. Ja näiteks Jabra Elite 85T on üks mudel, mida ma olen proovinud, millel on ovaalne kuju ja mulle väga meeldis, kuidas see kõrvas istus. Ja mina võiks ütlema, et mulle üldse ei meeldi. Maitse asi. Ja see toob välja, et see maitse asi. Tegelikult võib-olla isegi mitte niivõrd maitse asi. Tõenäoliselt sina seal testis ei osalenud siis, ma saan aru. Mina seal testis ei osalenud. Ma peaks ütlema, et ma olen tegelikult olnud Jabra fänn päris pikalt ja mulle on Jabra fänni klapid väga meeldinud ja ma olen proovinud neid enamust ja mulle meeldis vanem T75 rohkem kui T85 või 85T ja 75T niipidi on nad ja mulle meeldivad ka uued Elite 7 Active ja Pro ja tegelikult ka soodsam Elite 3 oma kuju poolest rohkem kui 85, et nii, et tegelikult Jabra ka nende uute tootmisel ju tegelikult väljatavad testis 65 000 paari kõrvu läbi, et saada selle ideaalse kuju, et nad on nagu natuke sellest 85T-st edasi läinud veel teistsugusemaks, eks ole, aga natukene ka kohad tagasi klassikalisemaks, et jah, et tegelikult klappide kõrvasobivus on nagu hästi individuaalne, eks ole, kuigi ma peaks ütlema, et ka seal on tehtud edusamme kõigil tootjatel, et kui vanasti oli see, et võis juhtuda, et ostsid klapid ja siis tundus, et sulle tegelikult nad ikka väga hästi ei sobi kõrva, siis praegu enam seda probleemi eriti ei ole, et klapid on kõik disainitud niimoodi, et mingit moodi saavad kõik inimesed omale selle hea istuvuse kätte ikkagi kõigi klappidega, eks ole, vahetavad need võib-olla otsikud ära suuremateks või väiksemateks ja istuvad ilusti ja on ka korralikult kõrvas, et vanasti oli see jah, et erineva kõrvakujuga inimestel oli keeruline võib-olla klappi leida, aga praegu ei ole, ilmselt, et JBL on ka samamoodi, nad on töötanud selle kallale, et siis selline mingisugune optimaalne kuju leida, mis võimalikult paljud inimestele sobiks, eks ole. Ja, eks see on kokkuvõttes, kui keegi tahab täpselt endale klappi, siis tuleb ikkagi tootmisüksus püsti panna. Aga mis ma tahtsin Live Prost veel öelda, et sellel on tegelikult ka Bluetooth 5.2 tugi ja oluline info ka kuulajatel, ma arvan, on see, et seda olulise muudatuse, kus ühest seadmest saab audiot lasta 2 paari kõrvaklappe. Ja, see on tegelikult uue Bluetooth standardi osa, mis ilmselt ka uutele tuleb peale, et ma tean, et seda ametlikult on välja kuulutatud, aga ühtegi ametlikud toega klappe veel ei ole, aga eeldusele, et Live Pro 2 vähemalt JBL poolt reklaamiti välja, et toimib. Küll tugi ei ole veel iOS-ile. iOS-iga see ei toimi, aga Androidiga peaks. Et see ongi see, et tegelikult kuna see on nagu uue standardi osa, siis see teine pool peab ka seda toetama. Ja, täpselt, see eeldab ka telefoni. Ja üks klapp, millest me siin Indrekuga rääkisime, millel on see karbi pealt tärniga, on Sony LinkBuds S, millel on samamoodi, et on kirjas, et tulevad uue Bluetoothi selle versiooni tugi, aga tarkvara uuendusega kunagi tulevikus, aga see on meil juba kirjas, nii et nad on seda lubanud. Ja, selge, arvestab tulevikus seda, jah? Just. Et vähemalt on see, et raud toetab, eks ole. Ja. Just. Ja ilmselt on see tarkvara arendus ka töös, aga saad seda välja tuua, kuna standard tol hetkel veel eksisteerinud, need LinkBuds S-id tulid välja enne, kui see standard lõplikult heaks kiideti, nii et nagu aga tuleb. Aga kaugele ei ole see aeg, kus hakkad renti maksma sellest, nagu BMW-del peab hakkama selle istmesoojenduse. Oi, kuidas see ei meeldi mulle üldse. Ehk siis kogu see loogika, et sul on olemas mingi asja sees on kõik nii-öelda riistvara või raud on olemas ja sa pead mingite tarkvara ka aktiveeritavate asjade eest maksma lisatasu, see mulle ei meeldi, et võtke siis, müüge seda varianti, kus seda rauda ei ole sees. Täpselt, see kõlab üsna Tesla alustas selle teemaga ja nüüd teised nagu on siin, aga tundub praegu seal pigem nagu automaailmas probleemiks, mitte veel õnneks muus tehnikamaailmas, aga nii ta kipub olema jah, et me võib-olla sinna maailma liigume, kurb iseenesest. Aga äkki sa oskad nagu võrrelda seda Live Pro 2 ja Live Pro Plus, et mis on selle kahe vahe, ongi see, et mürasummutus on parem ja kuju on natuke paremaks. Mürasummutus, kui ma eksis, äkki veekindlus läks natuke paremaks, siis Bluetooth standard. Kuidas? Akukestus ka vist. Akukestus ka, ma nüüd peast ei meeneta, et kas juhtmevaba laadimine oli Pro Plussidel ka? Ma tean, et tuuridel on, eks ole, et see on sama. Aku läks ka, ennem oli 7+21, nüüd on 10+30. No ikka päris märgatavalt. Ja, see on täitsa märgatavalt. Ja veekindlus läks paremaks, Bluetoothi standard on 5.0 asemel 5.2 ja ma arvan, et see kõrvaklapi kuju on ka oluline ja tegelikult soovituslik jaehind tootja poolt on ka
langenud. Et kui Live Pro alguses tuli välja soovitusega jaehinnaga 179, siis Live Pro 2 on tootepoolne soovituslik jaehind 149. Ehk siis mitte kõik ei ole inflatsiooni käigus kallimad sõidud? Ei, no tegelikult Truewire'is klappides ikkagi on näha, et kui sa võtta, mis aasta aega tagasi said selle raha, siis hetkel sa saad kõvasti parema. See ei tähenda, et nüüd peaks ootama 5 aastat. Lõpuks ei ostagi endale kõrvaklappe, et pigem on praegu juba siuke päris hea hetk ostmiseks, sest tegelikult tõh 230 on väga sarnane Live Pro'le, lihtsalt mürasummutus on KFM, mingid featuurid veel väiksemad, aga 99 eurot mürasummutusega. Näevad välja nagu AirPods Prod, väga sarnased tegelikult. Ja samuti Live Pro 2 on siis selline läikivam disain, ehk siis ta näeb rohkem selline premium klapp välja, et välimus tegelikult on, tegemist on aksessuaariga, mitte ainult funktsionaalsuselt muusika kuulamise vahendiga, aga tegelikult on tegemist aksessuaariga, mis, kui inimesed tahavad ka, et see läheks riietusega kokku nende stiiliga ja nii edasi, et see on väga oluline komponent. Kas need on ka erinevat värvi saada? Jah, siin on 4 värvi, on valge, sinine, must ja siis ka roosakas. Roosa on tänapäeval nagu hästi popp värv. On väga popp. See välimus on hästi oluline igasuguste asjade puhul, et kui me eelmine nädal siin Kristniga rääkisime Samsungi välisest SSD-st, mis on ühtlasi selline tugev andmete hoidmise seade, aga samas ta on ka selline stiiliikoon, ehk siis ta on nii ilus, et kui sa paned ta kuskil laua peale, kui see on ilus laud, eks ole, siis ta sobib sinna hästi, et klappidega on samamoodi, kui see on taskust välja võtab kõrvapaned, siis nad peavad ilusalt välja nägema või vähemalt sellised nüüd aktsepteeritavad välja nägema, eks ole. Ja Live Prodel ega muidu ei tehtaks AirPodsi kloone nii palju järgi. Just, sinna tahtsingi jõuda, et üks asi, mis nendel Live Pro 2-del on veel, eks Live Pro Plussidel oli ka, ongi siis see, et neil on siis nii-öelda AirPodsi stiilis selline pulk jah, on kõrvas. Ehk siis tegelikult üks eelis on see, et sa saad kõnemikrofoni lükata sinna otsa ja ta on natuke suule lähemal ja natuke peaks püüdma paremini. Kuigi ruumorite järgi uus AirPods Pro, mis võiks justkui tulla lähiaasta jooksul välja, tuleb ilma selleta, jah. Vähemalt see on nii, ruumorid räägivad. No jah, see on jällegi see, et Apple teeb midagi omamoodi, pärast teeb asjast teistmoodi või samamoodi nagu kõik teised, eks ole. Aga Apple on selle tootegrupi rajajaks olnud. Ja siis kõik räägivad, kus Apple leiab suht tüüpi kõrvaklapid. Okei, aga spordiklappidest või sellistest klappidest me oleme ilmselt nüüd selgeks teinud, et JBL-il ja tegelikult ka siis soodsama otsa brändidel on päris palju nagu uusi asju pakkunud. Üks asi, mis mulle silma jäi, on Shocks, kes on nüüd siis ennast ümber nimet, vanast nad Aftershocksid. Nad on nime muutnud lühemaks. Tõsi, täpselt. Nagu Logitech on Logi. Et enam ei ole After, vaid nüüd on nagu järel Shocks, aga nüüd on lihtsalt Shocks. Ja Shocks on siis selliste, kuidas eesti keeles on luuedastus või? Neil on väga spetsiifiline selline tootegrupp, et meie kodulehed võttega vaadata näeb selline täitsa teistsugune klapp välja, et käib selline nagaga ümber kõrva ja siis selline hästi tugev, ma ei teagi, mingi traat on seal vist sees, selline painutatud traat käib üle nii-öelda pea tagant läbi, et hästi istuvad kõrvas, olen ise testinud jooksmiseks suurepärased, ka niisama muusika kuulamiseks ja peamiselt soovitaks need inimestele, kellele ei meeldi lihtsalt see, et midagi on kas kõrva sees või kõrva peal muusikat kuulates. Just, et selle poolest eks nad ei käi kõrvas, nad käivad kõrva külg. Ja põhimõtteliselt see allikas, mis heli edastab, on siis, kui kõrva kuulmekanalist minna paar sentimeetrit silmade poole, sinna peale asetub selline element, mis siis vibreerib ja teoorias läbi luu edastab nii-öelda helilained siis kõrva. Et natuke tuleb see füüsiliselt ka, aga osa sellest tuleb siis nii-öelda luu edastusega. Kindlasti ei ole ta nüüd kõige passi rohkem, aga jällegi ta on suurepärane just sellel eesmärgil, et inimene kuuleb ümbritsevat keskkonda. Et osa teised inimesi häirib see, et nad ei kuule ümbritsevat keskkonda. Tegelikult meeltega me tajume ka ohutust ja kuulmine on üks meeltest, millega inimene ohutust tajub. Sellepärast on tegelikult ju ka paljudel juhtmavate klappidel sisse ehitud tänapäeval see hearproof või selline tausta või välisem müra kuulemise. Aga see on selline kunstlik, see tegelikult nagu kunstlikud võimed. Mõnel odavamal klappil ma olen vahest kuulanud, siis saad aru, et seda ei tahaks küll kasutada. Ja, või siis see, eks ole, et selle pärast on ka Sony tegi ju esimese Linkpaatsi, eks ole, mis on nagu avatud oma pärast disainiga. Aga need Shoxi klapid on siis nagu täiesti selles mõttes teistsuguse ehitusega, et nad on täiesti unikaalsed, et ühtegi nagu sarnast asja turul ei ole välja arvatud siis, et Philipsil on ka mingi sootsam mudel, aga pigem on see siis selline rohkem nagu järgi tehtud ja sootsam variant. Ja siis on Bose'il on need päiksepillid, eks ole, mis teevad sama põhimõttega. Aga ma kunagi need Bose päikseprille proovisin, see oli esimene selline, mida proovisin. No täitsa vau-efekt, hakkad naerma lausa,
kui sa kuulad seda. Meil tegelikult suuremates poodides on demod ka olemas, demo võimalus siis Aftershocksi või vabandust, Shoksi. Aga Shoks on minu ainus, kes nagu on spetsialiseerinud sellisele tehnoloogiale. Ja nüüd on siis, miks me tegelikult kuna need ei ole tegelikult nagu väga uued klapid, aga mis on uus, on see, et Shoksil on nüüd olemas ka OpenCom headset ehk siis peokomplekt, millel on siis sellele luu juhtivusega klappidel on pandud juurde mikrofon, mis on minu arust nagu selline üsna suurepärane kodukontori klapid, ehk kui sa tahad pidada koosolekuid, vestlusi, siis tal on mikrofon, aga samas sa kuuled kõik, mis ümberringi toimub, kui sul on, ma ei tea, lapsed jooksevad kuskil, sa pead nagu tähelepanu pöörama. Mina sellisel hetkel pigem võtaks ka mürasumutusega. No, jah, see ongi see küsimus, kas sul on vaja ümbritsevalt kuulata või sa ei taha ümbritsevalt kuulata. Nagu täiesti kardinaalselt erinevad asjad, eks ole, kui sa tahad olla omaette eraldi, saad seda endale lubada, siis loomulikult võtta mürasumutuv klapid. Kui sul on vaja olla teadlik ümbritsevast ja samal ajal pidada mingisugust vestlust, siis on need tegelikult unikaalsed, et teisi sarnaseid asju ei ole olemas. Ja seal on nagu eraldi mikrofon ka, mis siis seda kõnekvaliteeti parandab, et tegelikult saab selle mikrofoni taha keerata ja käia ka jooksmas nende klappidega, et pole ka selleks ja jah, et väga huvitav asi, mida proovida, tulge poodi proovima, et just. Ja kui me juba mikrofoni klappidest räägime, siis me mõni aeg tagasi rääkisime siin Sony InZone'i siis headsetidest, mis olid Sony esimesed peakomplektid ja need on nüüd siis nagu päriselt kohal ja müügid. Ja me oleme ka eksklusiivsed müüjad Eestis tootja poolt ainsana autoriseeritud müüjad. Kui Sony uusi mänguriklappe tahad, siis pead tulema igal juhul meile. Ja, meil on kindlasti tagatud parim saadavus ka ja kui öelda selle tippmudeli, mis maksab 299, siis seda võrreldakse rohkem ka Sony siis XM-seeria klappidega, mis on lihtsalt mängija 6 ja tegelikult on mängureid, kes varasemalt kasutasidki XM4, XM5 nüüd siis klappe mängimiseks lihtsalt mikrofonil eraldi, kuna see heli ja kõik oli lihtsalt nii fantastiline, et tegelikult on kõrge tootsused sellele klapile ja näha alguses kui huvi, siis tegelikult on selle hinnaklassi klapid juba väga hästi liikunud selle kohta, et tegemist on nii värske tootega, et ei ole turule Sony mitte kuidagi veel söönud, et küll on PlayStationi Sony klapid, aga need on täiesti eraldi ettevõte. Et selle puhul on siis tegemist Sony audioklappidega ikkagi. Aga siis gamingu segmendis. Näevad väga PlayStationikud välja, aga nad on mõeldud arvutileks. Nii et selles mõttes väga huvitav disain ja Sony tundus headuses helikvaliteet. Et need on nüüd siis müügil ja nagu siis ütlesid meil eksklusiivselt, nii et kui Sony uusi mänguriklappe keegi soovib osta, siis ainult meilt neid praegu Eestis saab. Nii ja võib-olla vaatame ka üle mõningad uuemad kõlarid, et siin suvi on käes ja mis tähendab seda, et sellised suvilapeod käivad päris aktiivselt, mis tähendab ka seda, et partybox tüüpi kõlarid on ilmselt praegu kuum teema. Jah, tõsi, ja kahjuks on sellel suvel, kes vähegi poodis käinud, on tähele pannud, et JBL-i partyboxidel, mis on kõige tahetumad tooted selles segmendis, on olnud tugevad tarneraskused, et siis oleme ka üritanud leida mingeid alternatiive, mis võiksid nagu inimestele sobida ja üks alternatiiv, mis me oleme proovinud, on Aiva, selline vanakooli bränd rohkem, mis on muusikakeskustes tuntud ja minul oli paar aastat tagasi oli tundmatu, ma olen väga noor inimene ja selliseid asju võib-olla ei mäleta, aga jällegi väga mõistliku hinnasse paku ja väga paljude funktsioonidega sellise korraliku kõlari, et kindlasti ei tasu oodata sellelt päris sama sellist helikvaliteeti kui JBL, JBL on selline korralik rahva tümmibränd, kust tuleb nii kvaliteetset heli kui korralikku passi, aga Aiva puhul saab näiteks, on selline mudel nagu KBT-US 700, meie kodulehel ka olemas, 400 eurone, saab akuga kaasa võtta, 600 vatti justkui võimsus ja mis on FM raadio peal, saab ekut pealt seadistada, saab 3,5 millimeetrise sisendi USB kaardilugeja, Bluetooth, valgusefektid, et tegelikult selle raha ees päris palju. Et selline hea alternatiiv ja on sellest ka väga suurem versioon olemas KBT-US 900, mis meil veel vist pole minutida jõudnud, aga vabandust, isegi on võimalik veel tellida, kuigi pole kohale jõudnud. Ja teine variant, mis meil on, ja teine variant on Philipsilt selline uue kujundusega TAX7207, mis on 299 eurot ja väga selline äge kuubik valgusefektidega, näeb väga efektne välja. Nagu Rubik kuubik. Ja tegelikult on JBL-il tulemas täpselt samasugune mudel Partybox and Core. Pole meil kohale jõudnud, aga see on 360 kraadi heli, sellest saab nagu ehitada isegi Rubik kuubikutest mingi suurema kõlarite kompleksti, kui nii võib öelda. Aga jällegi, Philipsil natuke täitsa teistsuguse kujundusega, täitsa uudne toode, et
tasub poodi kuulama tulla. Ja muidugi, partibokside osas on ka meil hetkel on suuremaid partiboksi on saada, partiboks 710 on iseenesest asi, mida on poodides olemas, tuleb ka juurde natuke, väiksemad versioone on natuke kehvema saadavusega, aga eestlane üldiselt tahab suurt, nii et suured on vähemalt olemas. Väga tore, see Aiva tekitab minus ka sellist nostalgiat, sest et mina võib-olla siis mitte nii noormees kui sina, aga minul on olnud kunagi 90-ndatel äkki Aiva duubelkassett-tekk, mis oli tol ajal hirmus kõva sõna ja võimendi, mis oli veel kõvem sõna, sest et Aiva võimendi oli parima hinnakvaliteedi suhtega tol hetkel, et olid ajad. Aga kui me kõlaritest rääkisime, siis võib-olla vaatame korra üle, et Sonyl on 2 uut XG500, XG300, mis on sellised vähe suuremad Sony kõlarid, et kui Sonyl on alati olnud väiksemad kõlarid väga tugevalt JBL-iga konkureerinud, eks ole, vahe on selles, et Sony kõlarid enamasti teevad mingid valgusefekt, eks ole, ja JBL teeb tavaliselt natukene paremat heli, kuigi see heli vahe ei ole väga suur, aga JBL-i heli peetakse nagu veidi paremaks. Siis nüüd on Sonyl ka nagu sellis suuremas, kallimas hinnaklassis, et Sangaga kõlarid olemas. Jah. Et need SRS XG seeriad siis mingis mõttes, Sony on tegelikult hästi tugevalt ka, kui JBL toob mingi mudeli välja, siis Sony toob väga sarnase mudeli välja, et siis ma ei tea, kas päris kopeerib, aga väga sarnasesse auku sihib. Nad tegelikult päriselt ei kopeeri, kuna ta on nagu niivõrd, mõlemad niivõrd tugevad tootjad, neil ei ole nagu seda kopeerimist tarvis, aga JBL kopeeritakse väiksemad tootjate poolt. Jaa, ma pigem kopeerimise all mõtlesin, et JBL toob teatud suurusjärgus toodu välja, siis Sony toob täpselt sinna samma kõrvale sarnase toodu. See XG500 on väga sarnane Boomboxile, XG300 on väga sarnane Extreme'ile suuruselt. Just, sest nad on ju ainsad suured tegijad siin kaaskantav kõlari turul, et väiksemaid on veel, aga selles mõttes sealt peabki see konkurents toimuma, et kui konkurendil on mingi nišist olemas toode, mida sul ei ole, siis sa kehveks. Peab tegema kohe midagi sarnast. Tõsi. Ja hetkel sellest suurust rääkides on tegelikult meil Boombox 2-le väga hea kampaania ossa raames, mis kestab kuni oli 14 augustist. Et Boombox 2, mis on tavahinnaga 549, saab hetkel 299-ga. See on nagu suurepärane kõlar, ma isegi mõtlen, et peaks vist endale muretsema, see on tõesti nagu mega hind. No võt. See on kõige suurem, kõige võimsam. Kõige see võimsam kaasaskantav kõlar. No muidugi partiboksi võib ka kaasa võtta, aga seda päris matkale ei tassi. Boombox 2 võib täitsa õlale võtta. Ja aku kestus, veekindlus, kõik see on super kõlar selle raha eest. Just. Kas on sul veel midagi, millest sa tahad rääkida? Ilmselt soundbarid ja kodukino jätame mõneks teisteks saateks, et Tellerites me peame nagu nii rääkima, kuna seal on toimunud väga palju muudatusi. Jah, hetkel inimesed ei osta endale soundbare väga aktiivselt, kuna suvi on ja sellel hetkel ikkagi ju tahad õues aega veeta ja investeerid asjadesse, mis su õues aja veetmist. Igal juhul on seal ka palju uudiseid, aga sellest me räägime mõnes teises saates, aga on sul veel midagi, millest sa tahad rääkida kõlaklappide või kõlarite koha pealt? Ma arvan, et valik on praegu tõesti väga hea portables, ehk siis kaasaskantavates kõlarites on tegelikult peamised revolutsioonid juba toimunud, et järgmine revolutsioon tegelikult, mis toimub, on see, et kaasaskantavatele kõlaritele hakkab Wi-Fi juurde tekkima ja hakkab väga segunema siis targa kodukõlaritega, kus sa saad seda kodus kasutada nii Wi-Fi süsteemina kui siis ka kaasa võtta ja kasutada kaasaskandes, et tegelikult Sonos on juba sinna teinud ja tegelikult on tulemas veel sellised kõlarid, millest me veel täpsemalt rääkida ei saa, aga on tulemas kindlasti väga. JBL on ka natukene nagu üritanud seda teha, aga neil on just see, et neil on need Wi-Fi pluss Bluetooth kõlarid tihti olnud juhtmega küljes kinni, eks ole, et seal on playlist. Aga seal on ka uuendusi tulemas, et küll see info tuleb. Eks me räägime sellest siis sügisel uuesti ilmselt. Jah, vast sügisel uuesti ja jällegi klappides on ka juba väga õige hetk, kes on vähegi kahelnud, et kas ikka veel osta, siis praegu on juba väga hea hinnakvaliteedi suhtega mudelist saadavalt. Hinnad on läinud paremaks, kvaliteet näinud üles, nii et praegu on ma isegi võtab silmes kohati kirjuks. Aga eks me üritame koondada ka ikkagi parimad tootjad, et inimesel oleks lihtne valida, et tõesti meie sortimendist teab usaldada. Sellepärast meil nagu selliseid tundmatuid brände hinnlasi ja asju ei olegi, eks ole, üldse valikus. Sest et miks neid võtta, kui läheb näiteks ja JBL kohas oli järel 2 tuntud suurt brändi teevad väga hea hinnaga asju. No Euronics ütleb, teeme elu lihtsaks, me tahame ka klappide valiku teha ja selles võttes lihtsaks, et inimene teab, et Euronicsist saab vähemalt kindlalt hea ja kvaliteetse brändi. Täpselt. Aga aitäh sulle, Mihkel, tulemast rääkima. Jaa, aitäh kutsumast. Mina siinkohal mainin uuesti ära loomulikult selle, et kui te soovite anda meile teada, millest me võiksime rääkida või kuidas oma saadet paremini teha, siis palun kirjutage meile, meie meiliaadress on saade@euronics.ee või kirjutage meie Facebooki või Instagrami postituste alla, me loeme ka need kõik läbi ja võtame kogu teie tagasisidet saate tegemisel arvesse. Täname kuulamast.